Nii, hea volikogu, alustame tänast istungit ja istung toimub täna Zoomi keskkonnas ja sellepärast ma paluks kõigepealt teha kohaloleku kontrolli. Avage endale vestluse aken ja palun volikogu liikmetel hääletada yes või jah. Loeme hääled üle, palju meil kohal on. Raivo, palun hääletada, et sa oled kohal. Aga mis ma pean, millise akna? Chati ja võtad lahti ja participants võtad lahti ekraani alt. Kui hiirega lähed ekraani peale, siis on seal participants ja on chat, mõlemad need nupud klikki ära ja siis tuleb sulle tuli sulle see osalejate riba ja No ei ole tulnud, ma midagi teen valesti või? Mine hiirega participants peale all. Sorry. Nii, ja siis sa saad, seal tuli see hääletusriba ka sulle, jah? Või on see chati alt, ma ei teagi. Ei ole, see on osalejate. Nii, Aarne. Mina ei näe seal all, mul ei ole all seda. Participantsi peale klikid. Ja osalejad on lahti. Ja siis on, nende all on kohe hääletusriba. Yes, no. Kuramus ei ole, no. Minul ka ei ole. Mul ka ei ole isegi. Võtke chat siis lahti, vaatame äkki läheb chatiga, kuigi ta peaks olema. Kuidas me siis hääletada saame, kui teil ei ole seda chatiga on ju. Kui chat ei ole, siis ei tule. Aha, no pange chat ka lahti. Nii on chat lahti, aha. Riba tuli sinna, yes, no, go. Ei tulnud, chat on lahti ja riba ei ole. Mis me siis teiega peale hakkame? Kui chati ei võta, siis on riba all näha, aga kui chati võtad, siis läheb riba ülespoole. No ta saab nihutada kõike seal enda. Äkki tuleb jah nihutada seal kuidagi seda, neid aknaid. Peame selle korda saama, muidu me ei saa hääletada. Kui kõigil on arvatavasti ühte moodi külalistel ka vist või? Külalistel ka peaks olema, jah. Et ei ole esimene kord, et noh, aga ei ole praegu. Nii, praegu on probleem, ma vaatan, on probleem. Kõigil on probleem. On. Häda on lausa. Vellol on probleem, Vellot ma ei näe ja Aarnel on. Ma ei tea, võtke sealt midagi lahti, pange kinni, võtke uuesti lahti. Nihutage aknaid. Seal osad on peidus seda. Kui proovisin kõike kumbi. Kumbi kõike, jah. Ja Vellol sama lugu, et üldse ei tule. Ei tule, jah. Kahe sul make a host. Aga ei saa kah midagi teha. Äkki kirjutavad siis kas chati, kas nõus või poolt või vastu? No kui väga piiri peal on hääled, no siis vaatame, kuidas edasi. Ei, no me peame ikka täpsed hääled kokku saama. Nii, mis selle... Nii, Vello ja Aarne ei lõve mäestki nuppu üles, jah? Ei ole, jah. Aga kui sa klikad sinna participantsi peale, kas ei tule kõrvale? Tuleb lahti, kõik osalejad tulevad lahti, aga seal on ainult invite või
jah, invite ja mute. No selle vahepeale peab jääma see riba. No jah. Ei ole see, varem olid siin all on rohkem nuppe on olnud nagu need hääletusnupud, aga siin ei ole jah praegu, mina ka ei näe. No olgu, et mis ma ka siis nüüd on 10 tükki on sisse pannud, pluss Aarne Leima ja vaata Raivo Kunst sai või? Raivo Kunst sai. Ja ma näen, et Vello ja Aarne on lisast siis. Ma saan aru, et leidsin sellise koha nagu nende reaktsioonide all on sellised nupud nagu yes ja no. On jah, ja kus see reaktsioonid on veel? No siin on seesama see participants rekord ja Nii, volikogu liikmed, kellel ei ole veel neid nuppe, hääletusnuppe. Yes, jah. Reaktsionite all on jah. Saad nüüd yes panna või? Näed, ma panin, vaata. Ei saa ära nüüd seda. Ma panin ka, saab. See on lihtsalt, see pole päris see koht. No aga näed, vaata roheline linnuke mu nime taga. Kuidas selle ära nüüd? Raul sai kätt tõsta ilusti. Ei, samamoodi selle reactionsi all nagu seal. Aga Aarne Leival ma ei näe, et oleks yes nupp sees. Ei ole. No näed, linnuke on taga. Ei ole. Ei ole. No minu ekraanil on linnuke taga mul. Mina ka näen, et Aarnel on linnuke taga. Mingi osad näevad. Ei ole. Nüüd on käsi püsti, Aarne. No, nüüd on see küsimuse käsi. Jah, lase käsi alla, pane yes. Meil läheb täna tehniliselt magu kaua. No tuli, yes, Aarnel. Mina näen kätt. Käsi ja yes on mõlemad praegu. Ah. Mõlemad olid käsi ja yes. Jah. Nad ei ole väga pikalt, aga igal juhul tuleb. Mul on tunne, et on nagu kaks vaadet, et ühed näevad ühte, teised teist, et meie näeme praegu Aarne seda rohelist jessi, teie arvatavasti ei näe. Nüüd läks ära. Oota, kas äkki on keegi kuskile tuppu osa? Nii, ma puhastan kõik ära. Võtsin kõik jessid maha. Proovime nüüd uuesti istungit alustada, et palun kõigil volikogu liikmetel hääletada yes või jah, et näidata oma kohalolekut. Ja ikka jääb meil 10. Mul on roheline põleb. Ja Vellot ja Aarnet ei ole. Nii. Mida? Ei midagi. Protokolli mõttes, et kohal on 12 volikogu liiget. Ja alustame istungiga. Helle saab vaadata protokolli jaoks, kes kõik kohal on ja paneb protokolli kirja. Kõigepealt volikogu päevakord, et võtame päevakorra enne kui Rauli ettekande. Helle, palun päevakorda. Päevakorras on meil siis täna vallavalitsuse infominutid, Setomaa valla 2021 aasta eelarve teine lugemine ja vastuvõtmine, vallavalitsuse koosseisu muutmine, Setomaa vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseis, Setomaa vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseis, erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta talihoolduse teostamise kord, Setomaa kalmistute kasutamise eeskiri, revisjonikomisjoni tööplaan, vallavolikogu 2021 aasta tööplaan, avaldused, kirjad ja järgmised istungist. Kas volikogu liikmetel on mingeid ettepanekuid, sõnasoove? Palun siis käega märku anda.
Ei näe ühtegi. Kas keegi nõuab päevakorra hääletamist? Keegi päevakorra hääletamist ei nõua, sellega on päevakord ühehäälselt kinnitatud. Ja alustame siis päevakorraga. Esimene punkt, vallavalitsuse infominutit ja palun Raul Kudre. Nii, tervist ka veel kord minu poolt, et püüan siis ülevaate anda selle kuu aja jooksul toimunust ja natuke tagasi ka vaadata, aga põgusalt, et nii palju kui nagu aega ka ajalimiit on piiratud. Et võtsin siia siis, kuna jaanuar on veel nii poole peal, et siis võib-olla jaanuari osas selle aasta mingi tulusi ei ole mõtet vaadata, aga võtsin eelmise aasta kokkuvõtte, mis on enam-vähem täpne mingi üksikud, kuna meil on tekkepõhine, siis võib veel mingi üksikuid vist viimaseid väikseid numbrikesi veel lisanduda, aga põhimõtteliselt see nii on. Et tulumaksu laekumine, et see kollane on siis viimane aasta 2020 ja kui siin aprillis oli nagu niisuguseid kahtlusi selle Covidiga, siis tegelikult aasta lõpp on meil läinud nagu edukalt ja kui me näeme ka, siis tegelikult mitte kassapõhiselt, aga just tekkepõhiselt on meil siis tulumaksu laekunud 104%, 104,3% ja võib öelda, et tegelikult see on ikkagi edukas. Ja seda ma olen varasemalt öelnud ka, et meil tulumaksu nagu laekub täitsa normaalselt. Maamaks on 400 eurot vähem kui nagu planeeritud. No ma arvan, et see on ka nagu normaalne. Ja siis põhitegevuse tulude osas on täidetud 97,9%, siis 5,842 000 on meil tulusid tulnud ja kulutanud olen 5 086 000, 91% planeeritust ja põhitegevuse tulem jäi nagu selgelt plussi poole peale 756 000 ja me eelmisel aastal siis põhivara nagu soetasime 1,79 miljoni eest. Nii et mis on suurusjärk need investeeringud, mis me siis nagu oleme teinud. Et ma arvan, et rahalises mõistes on tegelikult Setomaa vallal eelmine aasta nagu hästi läinud. On hästi majandatud. Siis tahaksin tuua ka eelmise aasta elanike liikumise kogu kuu lõikes, siis me näeme, et tegelikult sünde on meil 28, surmasi on 70 ja saabumisi 107 ja lahkumisi 104. Et nagu mida me nüüd oleme siin rääkinud, et pendelränne on meil nagu niinimetatud positiivne või nullis suurusjärk, aga sündide surmade vahe on see, mis meil toob ikkagi siis vallas elanike arvu nagu vähenemise. Ja see 70 oli ka natukene nagu suur vist tavapärastest, et mõned 5 surma võib-olla nagu vähem olnud või nii kusulgi, aga no see on jällegi täiesti nagu normi piires. Siis vallavalitsuse istungitelt, et mida me oleme sellel ajal nagu teinud siin, et me oleme teinud ettekirjutuse, hoiatuse Vana tänav 38 Lüübnitsa külas oma ebaseadusliku ehitise osas, ehitustegevuse osas. Siis kuulutasin välja toetusskeemi Noored Setomaale või see kuulutatakse, et võtsime vastu korralduse ka 8. veebruarist siis 2. märtsini on taotlusvoor nagu avatud. Hakkame seda ka reklaamima ja kellel keegi teab kedagi, kes võib-olla nagu
siis sooviks taotleda, siis anda infot, et kodulehele hakkab materjali tulema. Siis oleme ka projekteerimistingimustest keeldumine, see on suht haruldane otsus, aga ikkagi kõik on nagu sellised keeldumised ja need ettekirjutused on ikkagi ehituskeeluvööndist tulenevalt ja see on enamus kõik järve ääres siis ehitustegevus. Et inimesed tegelikult on küll sõnakuulelikud, aga need on kõik enamus tulnud just järve rannale ehitamisest. See püütakse nagu kõrvale hiilida. Siis me kehtestasime ka rajatraktori teenuse hinna, sest meil on, ei ole palju, aga näiteks Räpina vald ka tahtis kasutada rajatraktorit enda mäe peal ja enda suusaraja sisse sõitmaks. Sellepärast kehtestasime ka selle hinna. Siis kehtestasime korraldustoimkonna järgmise või selle aasta Lüübnitsa Sibula ja kalalaada jaoks. Oleme ühekordselt sotsiaaltoetusi maksnud. Korraldati jäätmeveost osalist vabastamist, et meil on põhimõtted see, et vähemalt 2 korda ikkagi selle või ütleme, et kõiki vaatame nagu väga põhjalikult, aga ma siiski ütlen, et neid inimesi nagu on, kellel on põhjendatud mingi jäätmeveoste osaline või täiesti vabastamine. Siis, mida peab nagu ütlema ka, et volikogule, et me lisasime eelarvele siis eelmisel aastal veel ka annetuste sihtotstarbeliselt eraldatud rahad ja kokku siis see on 30 309 eurot. Osa raha on seal ka juba ära kulutatud, aga osa ka kandus veel sellesse aastasse nüüd üle, et siin on need sotsiaali poole annetuste rahad ja veel muud asjad ka. Et võib-olla nagu selles mõttes, et eelmine aasta oli 2 sellist suuremat annetust, kus üks oli siis eraisik, Tarmo Laanetu annetas heategevuseks ja teine oli siis Kanada naiste selts, kes annetas pärimuskultuuri ja nagu edasikandmiseks ja see läks pillide ja muusikainstrumentide ostmiseks muusikakooli ja siis ka vist enamus läksid Meremäe poole nagu sinna, nii et aga muusikakooli. Oleme andnud avaliku ürituse loa korraldamiseks lubasi, et on sellised väiksemad projekteerimistingimusi väljastanud, üks on siin Saagaldaküla Tammemäe, Pallavara oleme võõrandanud, siin on nüüd üks siis omanik, kaudne omanik või kaugelt omanik ilmus välja ühele peremehetule varale, mis oli läbi valla peremehetuks tunnistamise ja selle võõrandasime ära. Ja ka siis oleme vara omandanud ja siin see vara omandamine on siis teealuse nagu maa saamine eraisikult ja saime tasuta, aga mõistlik, et me tasusime mõõdistuskulud ja oleme ehitusluba väljastanud projekti osas ka siis kinnitanud munitsipaalkoolide õpilaskoha ja koolieelsete lasteasutuste arvestuslikud maksumused. See on siis seoses ka selle eelarvega. Oleme mitteeluruumi rendile andmist paikust näol 7. See tegelikult siis on see, mis ka käis volikogu komisjonis läbi, on see garaaž, vana värska katlamaja. Et nüüd on ta siis rendileping sõlmitud investeerimiskohustusega ja ta jääb nagu siis valla kätte. Seda folgi piletihindade kinnitamine, kirjaliku enampakkumise korraldamise kinnitamine ajalehes on ka juba üleval, et vald müüb siis teatud maajuppe ja mis on, osad on ka käinud avalikul pakkumisel, aga on ka uusi juppe seal. Et kellel vähegi soovi siis, või kes teab, kes võiks huvi tunda, siis võiks soovitada. Ajalehes oli ka väljas. Osaline hoolekandeteenuse rahastamine, siis
Setomaa vallavalitsuse, ütleme korraldus Kagu-Eesti spetsialistide eluaseme toetusmeetme dokumendi vormide kinnitamine, muutmine. See on see, mis volikogu vastu võttis korra ja seal siis vorme tuli ka muuta seoses sellega, et seal muutusid natuke tingimused. Ja siis, mida me oleme tegelikult juba nüüd 2 korda või isegi 3 korda teinud, siis praegu käib riigihanke menetlus Mikitamäe peretüüpi hooldekodu ehitamise osas ja seal on mitmeid nagu ehitajaid ja küsitakse päris palju küsimusi. Ja me nagu kohe tunnetasime, et see projekteerija ei ole kõige paremat tööd, see oli selge, aga me nüüd siis järjest vastame nendele küsimustele, muudame natuke hankedokumente ja selle võrra siis tuleb ka pikendada seda pakkumise tähtaega. See peab olema korraldusega vastu võetud. Aga me nagu väga loodame, et nüüd siin veebruari alguses ikkagi on nagu see viimane pakkumise kuupäev paika ja tulevad pakkumised, ehituspakkumised. Ja oleme siis ka edukaks tunnistanud riigihanke Liia küla nagu lammutamise osas. Need olid siis vallavalitsuse istungite osas. Nüüd niinimetatud COVID-i teema, väga kriitiline olukord Setomaa vallas Setomaa hooldekodus Meremäe osas, kus nädalavahetusel võeti ka kõik proovid ja tegelikult nädala alguses selgus siis, et sisuliselt on kogu hoone nagu nakatunud täis nii kliendid kui ka töötajad. Praegu on veel tehakse veel lisa veel teste, et kellel näitas negatiivset, aga sümptomid olid seal nagu ja oli päris kriitiline seis ausalt öelda. Aga tänaseks on see nii lahendunud, et 10 inimesest siis kliendist on 8 viidud nagu hospitaliseeritud. Mitte sellepärast nüüd, et neil olukord nii halb on, aga seal oli 2 inimest oli sellist, kes vajasid hooldusõe nagu külaskäiku, süstimist ja siis mitte mähkmete, vaid sidemete vahetust ja tegelikult siis ikkagi nendel 6 ka tehti otsus, et võibolla kuna olukord on selline, et kõik ka hooldajad olid nakatunud, siis selle olukorra keerukuse osas tehti ka siis otsus ja Terviseamet nagu väga palju meid ikkagi nagu aitas ja siis survestas ka haiglat, et need 8 hoolealust kõik siis tervenemiseni hospitaliseeritakse. Ja praegu on siis 2 inimest, kes on ka positiivsed, on seal hooldekodus olemas, seal on inimene meil tööl ja praegu on nagu kõik kontrolli all, on ka need inimesed, kes nagu järgnevalt tulevad seda hooldustööd tegema ja vaatame nagu järgnevaid seise ja kontrollime nagu siis olukorda. Aga kriisikomisjon käis ka koos ja olukord oli tegelikult väga kriitiline ja tõsine. Täna ka siin veel arutasime ka Mikitamäe osas kõikide meetmete veel rakendamist, sest ikkagi hooldajad ei kasuta kõiki nõutuid kaitsevahendeid, mida nad peaksid tegema ja sellised signaalid on nagu ja me kontrollime ka nagu Mikitamäed väga nagu kõvasti. Nii, siis perearsti osaühingu kohtumised nagu käivad. Me oleme rääkinud siis olemasolevate inimestega ja võimalike nagu töötajatega ja siis põhieesmärk on praegu siis see, et
et 1. juulist ikkagi hakata pakkuma läbi osaühing Setomaa perearst seda perearsti teenust ja koos sellega ka siis avada Meremäel see vastuvõtupunkt. Esimesed võib-olla on see, et 2 korda nädalas, aga vaatame võimalikult palju. Mida ma nagu ütlen, et siin Värska osas ja on nagu positiivsed suhtumised selles mõttes, et ka praegused arstid ja õed, et tuleksid perearsti OÜ-sse üle. Teistes on ka nagu asendusvariant juba nagu olemas, on õeotsingud ja pigem nagu tundub, et nii lootusetu nagu polegi olukord, aga töö käib ja tegelikult nagu praegu on põhiline siis läbirääkimised käivad siin. Nii, siis ka see lisalasteaiarühma koosolekud on siin tulnud või käinud ja ka tahetakse nüüd Vunki Mano koostöövormi siis nagu teemat veel lisada. Siis ka kohtusime Võru maakonna päästeametiga kõikidel teemadel, aga ühe teemana ka rääkisime Luhamaa päästekomando nagu rajamise algatamisest või siis hoone projekteerimisest. Seal on nagu selliseid natuke küsimusi ja tuleb nagu läbi rääkida, et kõik saaksid aru, et seal on nagu omad nõuded, et see näiteks, et abi või vabatahtlik komando ei tohiks olla väga teatud kilomeetrites siis nagu riiklikust komandost ja millised need rahastused on tulevikus ja tegelikult tuleb otsida ikka ka nagu raha ehituseks, aga praegu käib projekteerimise protsess, mis saadi siis niinimetatud nagu katuserahadena siis poliitilise rahadena. Tegeleme sellega. Siis ka on osaletud Setomaa arenguprogrammi komisjoni töös ja see on oma otsused teinud. Eile oli Tartu 2024 siis lepingu allkirjastamine Setomaa vallaga ja töötajad siis on see, et sotsiaalosakonna juhataja konkurss on lõppenud, töötaja on valitud. Ma hetkel veel ei ütle seda nime, aga sellepärast, et ta on mujal tööl ja ta peab sealt vabaks saama, et läheb natuke aega, aga ma arvan, et tegelikult on hea töötaja ja kogemustega väga. Nii siis natuke üllatusena, et Setomaa raamatukogud juhataja konkursile ei tulnud ühtegi sooviavaldust ja me tegelikult lootsime, et olemasolev inimene kandideerib sinna, aga räägime läbi ja vaatame, mis probleemid. Siis Meremäe koolidirektori ametikohale ajutiselt ära olevale siis direktorile on 2 kandideerimist ja komisjon siin tuleb kokku järgmisel nädalal. Siis ka ma ikka toon ka selle üles, et meil on sellel aastal ja üldse tegelikult nagu suvest ja koroona-ajast, aga talv alati, et tervisespordi aktiivsus on vallas väga kõrge. Me loendame ka külastajaid nagu Värskast läbi tervisespordikeskuste. Meil on suusarajad Meremäel 2 kohas, Obinitsas, Mikitamäel, Värskas või Ruulitsas. Need on ka Meremäel ja Obinitsas ja Mikitamäel on ka eravaldustel ja kõik on väga meelsasti nagu lubanud seda. Uisuväljakuid on tegelikult kodanike ja külaseltside nagu algatusena nagu tehtud aga väga kurvaks teeb see, et volikogu liige Margus Kraav on sulgenud Ruulitsa suusaraja läbipääsu oma kinnistu ulatuses. Ja sellega ta ka on siis kinni pannud ka RMK matkatee Peraküla, Aegviidu, Ähijärve. Ja siin siis nüüd on ka võib-olla väike küsimus, et kuidas me saame nagu ellu viia Setomaa valla visiooni, et terve sportlik kuurortpiirkonda, turismi toetav nagu vald. Aga siin ma ei oskagi nagu midagi öelda, et ma tegelikult lootsin ka seda, et võib-olla volikogu liige ise ka nagu siis põhjendab või mis ta nagu see
siis põhjus on, et ta ei lase nagu valla sportlastel ja tegelikult tervise liikujatel väga palju on tõesti sel aastal. Nüüd eriti talve nautimas, siis praegu seisab see lume all ja lihtsalt silt on ees, et sealt läbi minna ei tohi. Nii, ja minu poolt on nagu kõik. Aitäh, Raul. Kas vallavanemale on küsimusi? Palun käega märku anda. Ehk siis elektroonilise käega. Ei näe. Kas need, kes ei saa käega märku anda, võtku kohe sõna. Aitäh, ei võta. Selge. Sellega on... Rein Raivo olen, et ma sooviks Raulile küsimus, et eelmine aasta oli nagu eelarves oli raha ja oli see videovalve värk, et ta peaks nagu kuhugile ühtsesse serverisse saama ja äkki ostad nagu vastata, et kaugel nüüd asi on ja lisaks ma näen, et sinna podcasse ka midagi lisaks tekkinud. Ja, et ütleme niimoodi, et sellega nüüd me koostöös PPA-ga PPA-l oli nagu väga suur soov, et Setomaa valda nagu paigaldada numbrituvastusega siis kaamerad. Nad ise valisid selle välja ja tegelikult siis see ongi siia Värskast sissesõidul. Ja praegu sai sellega nii, et vald ostis siin nagu seadmed ja see PPA siis tegi nagu selle, paigaldas ise kõik ja kõik nüüd siis, et nagu ühe projekti ja pluss siis sadama lisasime kõik nüüd siis ühtsesse nagu PPA süsteemi, et meil on päris võimas lisandunud asi ja praegu käib ka veel siin Meremäe pool ei tööta kõik kaamerad, aga sellega ka tegeldakse ja seal on mingi paroole vaja. Nii et me järjest samm-sammult tegeleme sellega, aga praegu sai nii, et just siia Värskast sissesõidul PPA soov oli, et koostöös siis PPA-ga need kaamerad kõik on nagu ühtses süsteemis. Meil on veel natuke minna nagu. Aitäh. Kas kellelgi on veel küsimusi? Mul oleks veel teine ka. Ja, palun. Et mis nende postiautomaatidega nüüd on? Teile ma lugesin ajalehest, et Veriora sai mingi asja juba kätte, et kas meil on ka lootust ikkagi midagi saada? No ma ei ole nagu nüüd tõesti nüüd viimase 10 päeva jooksul ühendust võtnud, aga tegelikult oli siin eelmise aasta, ma ütlesin ka, et jaanuarikuu jooksul, et leping on sõlmitud Coopiga, Coopi nagu niimoodi nagu Värska kauplusega, kuhu tuleb TPD postiautomaat. Omnivaga me jutul ei ole saanud ja pakkusime siin ka ise nagu variante, aga praegu on siis nagu see, et Värskasse peaks tulema TPD pakiautomaat. Ma küsin üle, nii kui saan teada, et millal see kuupäev on, siis lubadus on vähemalt antud, et ma loodan, et see tuleb. Ja siis seda ma olen ka nagu rääkinud, et ikkagi vaata üleval on isegi see riigiabi juures on see Cleveroni nagu idee, et paigutada nagu väiksematesse kohtadesse veel. Seal on valla peale antud 12 kohta nagu kuhu võiks paigaldada siis seda nagu Cleveroni pakiautomaati, niinimetatud neid nagu väikseid postkaste, aga seal riik seda raha sinna andnud ei ole ja praegu see projekt nagu ei liigu kuhugi. Aga on need kohad üle Setomaa valla antud, et kuhu võiks paigaldada. Aitäh. Aitäh. Kas volikogu liikmetel on veel küsimusi?
Ei ole, sellega on päevakorrapunkti arutelu ammendunud. Et volikogu istungist võtab osa meil kasutaja nime all, ma näen vähemalt üks, et ma paluks nime ära parandada, paneks oma nime. Rein, nagu sa tead, siis kasutaja on otsast peale volli, aga millest ma ei saa seda vahetada kusagil, mul ei tule mitte midagi ette, nii et sa peaks juba teadma. Ma niimoodi ei tea kohe, sest kasutaja võib olla ükskõik, okei, ma vahetan ise ära. Mul ei ole kuhugi trükkida, paneks küll, vahetaks. Kus sa need kadusid mul ära? Aha. Nii, Volli, kas läks nüüd õige nimi sulle? Nii, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Setomaa valla 2021. aasta eelarve teine lugemine ja vastuvõtmine. Ettekandeks sõna Leie Häälele. Tervist, lugupeetud volikogu liikmed ja vallavalitsuse liikmed. Et selle aasta eelarve teine lugemine 11. jaanuarini oli võimalik teha siis muudatusettepanekuid. Et ma paluks Hellel kuvada ekraanile kas siis see Exceli tabel või siis seletuskiri. Vist oleks parem seletuskiri. Ja ettepanekuid tegi ainult vallavalitsus, mujalt ettepanekuid ei laekunud. Ja 11. jaanuaril oli koos ka eelarvekomisjon, kes siis vaatas need kõik muudatusettepanekud läbi. Et muudatusettepanekutega suurendatakse siis valla eelarve mahtu 75 443 euro võrra ja sealhulgas siis põhitegevustulusid suurendatakse 45 319 eurot. Ja põhitegevustulude suurendamised puudutavad siis maksutulusid, 14 000, see on siis tulumaksu laekumine. Miks või kuidas me julgesime seda suurendada, et nagu Raul juba enne mainis, siis 2020. aasta eelarve tekkepõhiselt tuli tulumaks ilusti meil täis ja selleks ajaks, kui meil oli eelarvekomisjon, oli teada ka juba kassapõhine laekumine. Ja kassapõhine laekumine oli ka siis 359 eurot suurem, nii et see andis nagu tuge, et tulumaksu eelarve suurendamine on ikkagi täiesti reaalne. Siis põhitegevuse tuludes suurendasime ka kaupade ja teenuste müügitulusid. Nende summa on siis 15 974 eurot. Enamus puudutab siis haridusasutuste kohatasudega seonduvad tulusid, kuna uute eelarvetega kohatasud paljudes asutustes tõusid ja see sõltub ka laste arvust ning samuti tõstis ka Vabariigi Valitsus seda hariduspiirmäära, mis on õpilaskoha maksumuseks ette antud. Et kui aastal 2020 oli see 92 eurot, siis nüüd 2021 aastal on kohatasu 94 eurot. Ja veel kaupade ja teenuste müügi poole pealt siis suurendame ka muud majandusalade laekumistulu 1930 eurot. Sellest siis 100 eurot on vallale kuuluva maa kasutus andmine hooldamise eesmärgil, mis puudutab siis Mikitamäed ja 1830 eurot on siis Matsurihoone taastamistööde eest saadav tulu. Mõlemad summad on tänaseks ka juba laekunud. Siis suurem muudatuste plokk on saadavad toetused, summa 15 349 eurot ja enamus on seotud siis riigi poolt eraldatava tasandus- ja toetusfondiga. Need numbrid on ikkagi veel esialgsed
et praeguses ettepanekus on arvestatud 11. jaanuari seisuga, kuid hetk tagasi vaatasin tänast seisu, siis nüüd on natuke muudetud. Meil on kahjuks nüüd tänase seisuga huvitegevuse raha vähendatud ja päris olulise summaga üle 9000. Aga kuna numbrid on riigi poolt ikkagi veel lahtised ja kinnitamata, siis tõenäoliselt, kui eelarve vastu võetakse, siis lisaeelarvega hiljem tulevad need numbrid ära korrigeerida. Põhitegevuse kulude poole peal siis selle muudatusega seoses suurenevad kulud 66 223 eurot. Nendest siis osa on antavad toetused ja osa siis põhitegevus. Ja põhitegevus kuludes tegevusalade lõikes on muudatused siis vallavalitsuses. 2000 eurot suurendame vallavalitsusele eelarvet, see on Meremäe hoone välisfassaadi värvimiseks. 800 eurot peame suurendama reservfondi, et oleks meil nõue täidetud, et 0,5% põhitegevuse kuludest oleks eelarves reservfond olemas. Majanduspoole pealt vähendame arendusprojektide eelarvet 4823 eurot, kuna Setomaale elama asumise kampaania korraldamise projekt lõppes ära eelmise aasta lõpu seisuga. Elamu- ja kommunaalmajanduse all suurendame tänavavalgustuse eelarvet 2000 euro võrra. See on siis elektrienergia kulude katmiseks. Vaba aja ja kultuuri poole peal on siis Setomaa Noorsootöökeskuse eelarvega seoses selline muudatus, et 7627 eurot, mis puudutab Mikitamäe huvijuhti kohta, tõstame töötasu Setomaa Noorsootöökeskuse eelarvesse. Samuti on ka siin samas blogis MTÜ-de tegevustoetuste suurendamine 1000 euro võrra. Et vallavalitsus vaatas MTÜ-de toetused läbi ja arvas, et seda toetuste fondi võiks siis veidi suurendada. Ja Setomaa valla raamatukogudes, mis puudutab Värska raamatukogu eelarvet, siis seda eelarvet suurendame 500 euro võrra ja see on siis Eesti Kultuurkapitalilt saadud projektitoetus, mis laekus meile ka eelmise aasta lõpukuupäevadel. Hariduse osas on siis Värska lasteaia eelarve suurendamine 34 016 euro võrra. See on seotud uue loodava rühma käivitamisega alates siis aprillist ja alates aprillist planeeritakse siis võtta tööle üks õpetaja, üks abiõpetaja ja lisaks septembrist veel üks abiõpetaja ja lisaks siia summa sisse jäävad ka siis katuserahadena saadud toetused 3000 eurot siis inventariks ja 3000 eurot siis rühma käivitamiseks ja samuti ka siis töötervishoiuga seotud kulud. Nii et muudatused on uue rühmaga seoses. Põhikoolide osas suurendame siis Meremäe kooli eelarvet 250 euro võrra, see on siis kooli sööklasse köögikombaini soetamine ja Mikitamäe kooli eelarvet suurendame 5500 euro võrra, mis on siis ka kooli sööklasse kombiahju ja pliitide soetamiseks. Huvitegevuse eelarvet suurendame siis muusikakooli saadud selle annetusega, mis jäi eelmine aasta kasutamata ja see annetuse summa on siis 689 eurot ja lisaks 580 eurot saadi Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt laulu- ja tantsupeoprotsessis osaleva kollektiivi kulude katmiseks. Aga huvitegevuse enda eelarvet vähendame siis 1709 euro võrra, see on siis riigipoolne toetuse vähenemine. 11. jaanuari seisuga on see number võetud ja lisaks see ringi tõstmine
siis noortekeskuse eelarvesse töötasu osa 7627 eurot ning lisasime ka eelmises aastas kasutamata jäägi 10 224 eurot. Et siin on nii suurendamist kui vähendamist, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi siis huvitegevuse eelarve vähenemine. Ja sotsiaalse kaitse poole pealt siis hooldekodude eelarvet, et 15 000 euro võrra vähendame hooldekodude teenuste või kohatasude maksmist, mis see puudutab teisi hooldekodusid, mis ei kuulu Setomaa vallale. Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse, et siin suurendame eelarvet 2745 eurot, millest siis 2221 eurot on riigi poolt eraldatav toetus ja 524 eurot on eelmise aasta jääk. Muu eakate sotsiaalne kaitse, see on siis avahooldus, siin vähendame eelarvet 1000 euro võrra seoses siis sõidukite kütusekuludega, et selle 2020 aasta põhjal on näha, et see on natuke üle planeeritud. Ja asenduskodude eelarvet siis vähendame 2855 euro võrra ja see summa koosneb siis tegelikult eelmise aasta ületoomises jäägist, mis on 18 670 eurot ja samas riigipoolne vähendus 21 525 eurot. Et need oleks siis nii, veel on sotsiaalpoole pealt sellised muudatused sisse viidud, et muu perekondade laste sotsiaalne kaitse, siia lisame siis annetuseks saadud rahajäägi, mis 2020 jäi kulutamata ja see on 6150 eurot ja riikliku toimetulekutoetuse eelarvet suurendame siis 27 756 eurot, millest siis 25 778 on siis hüvitise maksmiseks ette nähtud ja 1978 eurot on hüvitise korraldamiseks või maksmise korraldamiseks ette nähtud ja need on siis riigi poolt eraldatavad rahad. Et 2020 aastal meil toimetulekutoetuse jääki ei jäänud, et kõik sai ära kulutatud. Ja muudatustega seoses siis investeerimistegevuses suurendame tulusid 2610 eurot, millest 1000 eurot saadakse siis Päästeametilt täiendavalt kodud tuleohutuks projektile ja 1610 eurot suurendame siis Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete projekti toetust. Ja investeerimistegevuse kulude poole peal siis suurendame kulusid 9220 euro võrra, millest 1000 eurot läheb siis kodud tuleohutuks projektile, Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete summale läheb juurde siis 3220 eurot ja lisaks siis on eraldatud uus antava sihtfinantseerimine, see on toetus 5000 eurot ja mis on mõeldud siis kortermajade renoveerimise põhimõtteliselt kaasfinantseeringuks, et siis see kord tõenäoliselt tuleb nüüd vallavalitsusel välja töötada, et kuidas siis seda raha jagama hakatakse. Ja muudatusettepanekuga suunatakse siis likviidsete vahendite jäägist täiendavalt eelarvesse 27 514 eurot. Et need oleks siis muudatused, mis vallavalitsus on teinud selle aasta eelarvesse. Minu poolt hetkel kõik. Aitäh! Kaasettekandeks sõna Vello Saarele. Nii nagu Leia juba ütles, siis eelarvekomisjon on 19. jaanuaril oma koosoleku pidanud ja see on tõsi, et ainukesed muudatusettepanekud
muudatusettepanekud olid esitatud siis vallavalitsuse poolt, kokku oli neid arvuliselt 43 ja tegelikkuses komisjon oli üksmeelsel ja ühisel seisukohal, et need muudatusettepanekud on kõik põhjendatud ja komisjonipoolne ettepanek volikogule on, et kuna muudatusettepanekute tegija oli üks, siis võiks volikogu ka hääletada kõiki 43 tehtud muudatusettepanekut koos. Ja siin ma ju ei hakka üle kordama Leie poolt ettekantud ridarealt muudatusettepanekuid, mis mõjutasid siis eelarvet, aga positiivne on see ja vallavalitsus tahaks kiita, et lahendus leiti siis lasteaia ja 4. rühma avamise tarbeks siis eelarvest rahade või summade poole pealt ja mingit pidi märgiline on tõesti ka see, et see kortermajade renoveerimise kaasrahastamiseks on tekkinud nüüd eelarvesse väikene võimalus küll summa poolest, aga siiski võimalus ja need täiendavad investeeringud, mis puudutasid siin nii Meremäe kooli kui ka Mikitamäe kooli köögile siis inventari soetamist on igati põhjendatud ja komisjoni üksmeelne seisukoht oli see, et volikogu võiks muudatusettepanekud kinnitada. Aitäh! Aitäh, volikogu liikmed, kas on ettekandjatele küsimusi? Palun käega märku anda, siis elektroonilise käega. Kellel ei ole seda võimalust, võib kohe sõna võtta. Rein, kas tohib? Jah, Oleg. Mul selline täpsustav küsimus, et Leie oskad sa öelda, et 20 aasta Saatsi külaplatsi rea peal oli 20 000, et praegust on 15, et kas see 5 000 läks projekteerimisele? Aitüma. Aitäh, Leie, palun. Seal Saatsa külaplatsil teostati töid, et hoone lammutamine oli ja see plats tehti ilusti korda, et nüüd täpselt sisu ma kahjuks vist ei oskagi öelda, et äkki Raul saab täpsustada. Ja Raul? Ja, täpsustan. Ja, projekteerimise peale läks, aga ja see 5000, suurusjärk 5000, aga ma tahaks nagu öelda seda, et Setomaa arenguprogrammist on saadud projektiraha ka veel külaplatsi arendamiseks, nii et seal on tegelikult on seal raha. See summa vist oli SAP-ist mingi 12 000 midagi suhtes, nii et tegelikult on seal raha veel rohkem. Aitäh. Arno Vares, küsimus. Esimene küsimus puudutab sotsiaalset kaitset. Kas teistele hooldekodude maksmisega on põhjuseks klientide arvu vähenemine? Põhimõtteliselt küll, jah. Kas ilmselt? Ja, see on klientide arvu vähenemine. Teine küsimus puudutab... Aitäh. Arno, teine küsimus. Teine küsimus puudutab mun investeerimisrida teedesse investeeritav summa on eelmisel aastal ju tegemata tööde maht, et sellel aastal ei investeerita valla eelarvest teedesse ühtegi kopikat. Investeeritakse ikka. Tegemist on eelmise aastal erinevatel põhjustel tegemata jäänud töödega. See on sama suur maht, mis on eelmise aastal tegemata tööd. Aitäh, Arno. Minule teadaolevalt eelmise aasta rahad kulutati ära, aga kui puudutab praegu vallateid, siis investeerimistegevuse kulud kokku on 357 778 eurot. Sellest
237 617 on seoses COVIDiga saadud täiendav tulu, mis laekus 2020 ja kajastusid tulud ka 2020 eelarves ja see tuli rahalise jäägina üle nüüd 2021 aasta eelarvesse ja need tööd tehakse selles summas ära. Lisaks on investeerimistegevuses teedega seoses veel 6000 eurot, mis on mõeldud siis liiklusohutuse ja liiklusmärkide jaoks, see puudutab külaliiklusmärke. Täiendavalt on investeeringutes veel 22 756 eurot Lillo Mikitamäe tee jaoks ja pensionaadi tee jaoks. Need on siis ettevõtlusega seotud teed ja lisaks on veel remondihange summas 91 405 eurot. Et investeeringuteks teedel on ikkagi päris suur summa. Põhitegevusele on lisaks. Aitäh. Kas volikogu liikmetel on veel küsimusi? Ei näe ühtegi küsimust. Nii, kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove või mingeid muudatusettepanekuid? Palun käega märku anda. Nii, praegu ma ühtegi sõnavõtusoovi ei näe. Helle, ma palun ette panna siis vallavalitsuse poolt esitatud muudatusettepaneku ja võtta seletuskiri eest ära. Et nii nagu komisjon tegi ettepaneku, käsitleme seda ühe muudatusettepanekuna ja peame läbi hääletama. Helle, kas sa saad panna muudatusettepaneku meile ette? Nii. Teile on jagatud Setomaa vallavalitsuse muudatusettepanek Setomaa valla 2021. aasta eelarve eelnõule, sellega põhjalikult Leie Hääl kommenteeris ja komisjon on selle heaks kiitnud. Lugupeetud volikogu, palun hääletada selle muudatusettepaneku poolt, kes on vastu, vastavalt yes või no nuppu vajutada. Kuna ma näen, et Vello Saar ei saa vist hääletada, siis ma küsin, kas Vello Saar on muudatusettepaneku poolt? Ja otse loomulikult. Ma muidugi panen mingit rohelist linnukest kuhugi. Aga ma ei näe. Nii, ja Aarne Leimaa. Ja Aarne on poolt ja linnuke ka mõnele paistab kindlasti. Okei, selge. Nii, hääletamine on lõppenud. 11 poolt ja vastuhääli ei ole. Järelikult peaks olema üks mitte hääletanud. Annela vist läks. Annela läks ära, aga Annela peaks olema 13. meil. Olli pani poolt nüüd. Nii, nüüd on 10 poolt. Jah, praeguseks hetkeks on 10 elektrooniliselt hääletanud ja 2 tükki on kinnitanud, 12 poolt. Sellega vastu erapooletuid hääli ei ole. Sellega muudatusettepaneku hääletamine lõppenud ja muudatusettepanek on viidud eelnõusse sisse.
Kuna komisjonilt oli ka ettepanek, et tänasel istungil muudetud kujul siis Setomaa valla 2021 aasta eelarve vastu võtta, siis Helle, ma palun vastavad eelnõud ette. Nii, ja panen hääletusele Setomaa valla 2021. aasta eelarve koos siis sisse viidud muudatustega. Ja tuletan ka veel meelde, et siin on see meie määruses on siis ka vallavalitsusele antud nõusolek investeeringukatteks 800 000 euro laenu võtmist ja määratud ära reservfondi suurus, milleks on 27 500 eurot. Lugupeetud volikogu, üks moment, ma korrastan ära hääletus tulemused. Lugupeetud volikogu, palun hääletada Setomaa valla 2021. aasta eelarve osas, kes on poolt, kes on vastu. Palun hääletada. Niikaua kui hääletusprotseduur käib, ma ei näe kahte häält siin. Vello Saar, kas hääletad poolt või vastu? Ja, poolt. Agne Leima, kas hääletad poolt või vastu? Poolt. Nii, hääletamine on lõppenud. Määruse poolt hääletas 11 inimest ja vastu 1. Sellega on Setomaa valla 2021. aasta eelarve vastu võetud. Läheme päevakorraga edasi. Järgmine päevakorrapunkt, vallavalitsuse koosseisu muutmine. Ettekandeks sõna Raul Kudrale. Nii, vabandust. Mulle teisest toast öeldi, et mikrofoni on. Seoses sellega, et siis 31. detsembris 2020 lõppes vallavalitsuse liikme Merike Teiniga teenistussuhe. Ta enda avalduse alusel siis teen ka ettepaneku vabastada Merike Tein vallavalitsuse liikme kohustustest. Aitäh. Kuna meil kaasettekannet ei ole, siis volikogu liikmed, kas volikogu liikmetel on küsimusi ettekandjale? Palun käega märku anda. Kes käega märku anda ei saa, peaksid kohe küsima. Küsimusi ei ole. Aitäh. Kas volikogu liikmetel on sõnavõtu soove? Palun käega märku anda. Ei näe ühtegi sõnavõtu soove. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse vallavalitsuse koosseisu muutmine. Kes on selle otsuse poolt? Palun hääletada või ka vastu, siis vastavalt hääletada nõu. Vello Saar, kas poolt või vastu? Või erapooletu? Vello, ma ei kuule, pane mikrofon sisse. Poolt. Agne Leima, kas poolt või vastu? Poolt. Aitäh. Sellega on otsuse poolt 12 häält, vastu erapooletuid ei ole, sellega on otsus vastu võetud. Aitäh.
Järgmine päevakorrapunkt on Setomaa vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis. Ettekandeks sõna Raul Kudrale. Nii, siis kui natuke nüüd nagu selle käesoleva eelnõuga peaks siis kinnitama Setomaa vallavolikogu üle aastate jooksul tehtud Setomaa vallavalitsuse struktuuri muudatused. Et kui me hakkame tagantpoolt pihta, siis 23.11.2017 otsusega number 10 Setomaa kinnitas volikogu Setomaa vallavalitsuse struktuuri, mille kohtade arv või kokku oli, milles oli siis 40,4 ametikohta. Siis 25.06.2020 otsusega number 20 täiendati siis vallavolikogu otsust Setomaa vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu juures sõnastusega, et Setomaa vallavalitsus on õigus teha muudatusi teenistuskohtade koosseisus Setomaa vallavolikogu kehtestatud palgafondi piires 2020. aastal. Setomaa vallavalitsus tegi 2020. aastal 2 muutust struktuuri. Ja need järgmised muudatused on järgnevad, et majandus- ja arendusosakonda lisati keskkonnaspetsialist 0,5 ametikohta. Majandus- ja arendusosakonna koosseisust koondati Kalmistu Vahid 3,25 ametikohta ja siis osa viidi üle Setomaa halduse koosseisu. Majandus- ja arendusosakonna koosseisust koondati majandustöötaja 1,0 ametikohta, mis viidi siis üle Setomaa halduse koosseisu. Ja majandus- ja arendusosakonna koosseis koondati bussijuht, mis oli Mikitamäel 0,5 ametikohta. Sellega jätkuvalt tegelikult meil vastavalt tehtud tööle töösuhe jätkub, aga seda koosseisulist töötajat ei ole nagu seal vaja. Ja sotsiaalosakonda lisati juurde tugiisikuid 2,5 ametikohta. Nii, ja siis ka 19 siis volikogu on ka veel siin 19. aastal 27. juunil viinud siis number 32 Setomaa kultuurikeskuse koosseisu siis täiendanud Obinitsa, Lüübnitsa külakeskuse administraator, majahoidja osas ja veel siis ühe otsusega noorsootöötajate ametikohtade osas nagu Mikita on 0,5 ametikohta. Need on tegelikult siis need kõik muudatused, mis on selle 17. aastast siiani nagu tehtud. Iseenesest on siis kuskilgi suurusjärk 7 ametikoha võrra vallavalitsuse struktuur nagu vähenenud, aga see on siis nagu korrastunud nagu selles mõistes, et suuremad reformid on nagu tehtud ja teatud tegevused on siis, ütleme nii, et volitusi on nagu oluliselt rohkem läinud meie allasutustele. Ja sellega palungi siis, et see struktuur kinnitada. Aitäh. Kaasettekandeks sõna Vello Saarele. Aitäh. 19. jaanuaril toimunud eelarvekomisjoni koosolekule vallavalitsus esitas antud eelnõu ja kuna komisjoni koosolekul füüsiliselt osales 7 komisjoni liikmest 4, siis need 4 komisjoni liiget, kes kohapeal olid selle poolt, et sisuliselt vormistada siis selleks aastaks
või kinnitada selleks aastaks siis vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis. Aitäh. Aitäh. Kas volikogu liikmetel on ettekandjatele küsimusi? Palun käega märku anda. Ei näe ühtegi küsimust. Kas volikogu liikmetel on sõnavõtu soove? Palun käega märku anda. Ei näe ka ühtegi sõnavõtu soove. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse Setomaa vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseis. Palun hääletada. Vello Saar, kas sa oled otsuse poolt või vastu või erapooletu? Jaa, ma olen poolt. Aarne Leima, oled sa otsuse poolt või vastu või erapooletu? Poolt. Nii. Personaalsed hääletused ka küsitud. Ja ülejäänud 10 volikogu liiget on ka otsuse poolt, vastu, erapooletuid ei ole. Sellega on otsus vastu võetud. Aitäh. Järgmine päevakorrapunkt on Setomaa vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseis. Ettekandeks sõna Karin Viljusele. Tere, austatud volikogu liikmed. Teie ees on otsuse eelnõu Setomaa vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseis kohta. Alates 1. jaanuarist 2019 on ühendatud ja veel ühendamisel mitmeid Setomaa vallavalitsuse hallatavaid asutusi ja sellega seoses on muutunud ja muutumas nii hallatavate asutuste arv kui ka koosseisud. Et käesoleva otsuse eelnõu eesmärk on siis ajakohastada dokumenti ja koondada ühte otsusesse kõik Setomaa vallavalitsuse hallatavate asutuste ühendamisel tehtud ning tehtavad muudatused seoses struktuuriga. Käesoleva otsuse eelnõu eelarvelisi muudatusi kaasa ei too. Ja käesoleva otsuse kinnitamisel tunnistatakse kehtetuks Setomaa vallavolikogu 27. detsembril 2018 otsus number 63 Setomaa vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseis. Aitäh. Aitäh. Kaasettekandeks sõna Vello Saarele. Aitäh. Ega mul siin rohkemat ja teistsugust sõnumit ei ole, mis sai eelmise otsuse eelnõu kohta komisjoni poolt öeldud. Komisjon oli selle poolt, et otsuse eelnõu vastu võtta otsusena volikogu istungil. Aitäh. Lugupeetud volikogu, kas on volikogu liikmetel ettekandjatele küsimusi? Palun käega märku anda. Küsimuste soove ei näe. Lugupeetud volikogu liikmed, kas volikogu liikmed tahavad võtta sõna antud päevakorra küsimuses? Kui on sõnavõttu soove, palun käega märku anda. Ei näe ka ühtegi sõnavõttu soove. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse Setomaa vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseis. Palun hääletada. Vello Saar, kas otsuse poolt? Aarne Leima? Poolt. Nii, aitäh volikogu. Hääletustulemus on selgunud 12 poolt, vastu erapooletuid ei ole. Sellega on otsus ühehäälselt vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on erateede avalikuks kasutamiseks määramise
ja erateedel tasuta talihoolduse teostamise kord. Ettekandeks sõna Lauri Saarele. Tere ka minu poolt. Käesoleva määruse eesmärgiks oleks see, et seada tingimused, kuidas erateed saab avalikuks kasutamiseks määrata. Et siin on siis esimeses pooles toodud need tingimused välja, siis et kuidas käib see avalikuks kasutamiseks määramise menetlus, et kes algatab menetlusprotsessi ja siis, et millised need menetlusviisid on. Ja siis, et kuidas on ka võimalik lõpetada eratee avalikuks kasutamiseks. Ütleme, et kui tee on juba avalikuks kasutamiseks võetud või määratud, et kuidas siis see jällegi on võimalik lihtsalt erateeks määrata. Alates 6. paragraafist on määruses kirjas erateedel tasuta lumetõrjeteenuse osutamise tingimused. On lisaks välja toodud nõuded, et millal või mis tingimusi peavad teeomanikud olema täitnud, et sinna üldse töid tuldaks teostama. Siis on ka teenuse osutamise tingimused välja toodud, et millal alustatakse töödega ja milliseid töid tehakse. Edasi 8. paragraafis, et kuidas ja kellele tuleb esitada taotlus, et erateede peal seda teehooldust teostataks. Kes otsustab selle eratee lumetõrje teostamise vajaduse, kas ta täidab tingimusi, mis on vajalik täita. Ja siis on samamoodi toodud välja ka, et millal ja kuidas ja kes saab siis selle tasuta lumetõrje teenuse osutamise lõpetada. Minu poolt kõik. Aitäh, Lauri. Kaasettekandeks annan sõna Raivo Kunstile. Aitäh. Komisjon oli koos, arutas ja siis antud eelnõuga on niimoodi, et komisjoni ettepanek on suunata määruse eelnõu siis ütleme teisele lugemisele ja komisjoni siis arvamused tähtajaks on siis määrata uute parandusettepaneku muudatuste ettepanekute tegemine. Tähtajaks on 12. veebruar kella 12 ja ettepanekut edastada e-postile vald@setomaa.ee. Aitäh. Volikogu liikmed, kas teil on ettekandjatele küsimusi? Arno, palun. Lugupeetud ettekandja, mul ei ole küsimus, mul on üks tähelepanek. Siis on järgmises korral saad kohe. Praegu on küsimuste voor. Kas kellelgi on küsimusi? Küsimusi ei ole. Kas on sõnavõtusoove? Arno, palun. Ja ettekandja, ma juhiks tähelepanu, et selle eelnõu on vajadus, aga siin on üks väike möödaminek, et meie ei ole eelarvest eraldanud ühtegi senti raha, sest seda tööd teostatakse vallateede riigi poolt vallateede hooldamise eraldatud raha arvel. Et peaks nagu mõtlema ka selle peale, et see küsimus kunagi ära lahendatakse. Aitäh. Kas volikogu liikmetel on veel sõnavõtusoove?
ei ole sõnavõtus lugupeetud volikogu, nii nagu komisjoni ettepanek oli, et täna siis esimene lugemine lõpetada ja anda aega kõigile volikogu liikmetele kui ka valitsusele veel eelnõu hoolikalt üle lugeda ja teha muudatusettepanekud 12. veebruariks kella 12 elektronposti teel aadressil vald@setomaa.ee ja siis juba komisjon arutab ja teeb oma ettepanekud, kas saame järgmine kord vastu võtta või ülejärgmine kord, ükskõik nii nagu te otsustate. Sellega on siis antud eelnõu menetlemine tänaseks lõppenud, muudatustähtaeg antud ja lähme edasi päevakorraga. Järgmine päevakorrapunkt on Setomaa kalmistute kasutamise eeskiri, ettekandeks sõna Marge Liivale. Tere, lugupeetud volikogu liikmed. Teie ees on siis Setomaa valla kalmistute kasutamise eeskirja eelnõu ja selle eeskirja eesmärgiks on kehtestada siis ühtne eeskiri Setomaa valla kalmistute haldamiseks ja kasutamiseks. Sisaldab ka siis, et tingimusi ja korda, kasutuslepingute sõlmimist, hauaplatside suurusi ja nii edasi ja heakorda. Ja senised eeskirjad, mis on olnud, tuleb tunnistada kehtetuks. Need on siis Värska vallavolikogu 23. veebruari 2012 aasta määrus number 5 kalmistute kasutamise eeskiri ja Meremäe vallavolikogu 29. novembri 2013 määrus number 21 Meremäe valla kalmistute kasutamise eeskiri. Et minu poolt kõik praegu. Aitäh! Kaasettekandeks sõna Raivo Kunstile jälle. Aitäh! Antud eelnõu siis oli ka arutusel komisjonis ja komisjonil on nüüd 2 ettepanekut. Ja ma loen, ma ei tea, kas need on Reinu kätte ka jõudnud ettepanekud. Ma arvan, et loodan, et peaks olema. Lae, küll me saame hakkama. Leiame. Ja mis siis puudutab ettepanekuid, siis paragrahv 5 lõige 4 on parandusettepanek selline, et lisada sõna ettevalmistatud ja ma loeks selle lõike täielikult ette, et taotlejate eraldada 1 kuni 4 hauakohaga ette valmistatud hauaplats. Rohkem kui 4 hauakohaga matmisplats eraldatakse erandkorras põhjendatud taotluse alusel. Mis meie mõistes ette valmistatud hauaplats on, see on, et oleks nagu juuritud välja ära. Ütleme, kui uut osa valmistame, siis tavaliselt jäävad need kännud sinna ja need kännud oleks välja juuritud. Ja teine ettepanek puudutab siis paragrahv 14 lõige 1 punkt 2, kus jätta välja sõna pärjad ja sõnastuseks hauaplatsid on eemaldatud, kuivanud ja murdunud taimed ja seal oli ka siis pärjad, aga pärjad jätame välja. Ja komisjoni ettepanek on ka see siis, et kui nüüd hääletada mõlemat ettepanekut nagu ühes tükis või ühtsena ja kui see sobib ja hääletatakse poolt, siis antud eelnõu siis ütleme vastu võtta. Aitäh! Kas nüüd volikogu liikmetel on ettekandjatele küsimusi? Palun käega märku anda. Ühte küsimust ei näe.
Lugupeetud volikogu liikmed, kas on sõnavõtusoove antud küsimuse juures? Jaarno, palun sõna. Mikrofon lülita sisse, palun. Vabandust, jah, eksisin. Lugupeetud head ametnikud, paluks vallakodanikke siis tugevalt informeerida vallalehes ja erinevates muudes variantides suurtest muudatustest. Aitäh. Aitäh. Kas volikogu liikmetel on veel sõnavõtusoove? Sõnavõtusoove rohkem ei ole. Komisjonilt oli ettepanek siis määrus üldiselt vastu võtta täna ja selleks, et vastuvõtmiseni jõuda, on laekunud siis komisjonilt, majanduskomisjonilt kaks muudatusettepanekut, kuna tegelikult on natukene sisult erinevad need muudatusettepanekud ikkagi ja ma arvan, et on meil mõistlik nad ühekaupa läbi hääletada, see ei võta meil nüüd meeletult kaua aega, aga inimestel jääb vabadus nii-öelda ühe poolt olla ja teisele vastu olla näiteks. Seetõttu panen majanduskomisjoni muudatusettepanekut hääletamisele vastavalt nende esitamise järjekorras. Kõigepealt panen hääletusele muudatusettepaneku, mis täiendab eelnõu paragrahv 5 lõiget 4 sõnadega ette valmistatud ja siis teile kuvatud kujul on see lõige toodud. Palun hääletada selle muudatusettepaneku poolt, kas poolt, vastu või erapooletu. Küsin vahepeal Vello Saar, kas poolt, vastu? Poolt. Arne Leima, kas poolt, vastu? Poolt. Aitäh. Selle muudatusettepaneku poolt on kõik koosolekul osalevad 13 inimest. Sellega on see muudatusettepanek sisse viidud. Vahepeal on tulnud koosolekule Annele Laaneots, sellega on meil koosolekul osaleb 13 volikogu liiget. Panen hääletusele teise muudatusettepaneku, mis on laekunud komisjonilt ehk paragrahv 14 lõike 1 punktist 2 jätta välja sõnad pärjad. Palun seda muudatusettepanekut hääletada. Vello Saar, kas poolt või vastu? Poolt. Arne Leima, kas poolt või vastu? Poolt. Aitäh. Otsuse muudatusettepaneku poolt on 13 liiget, sellega muudatusettepanek on sisse viidud. Palun kuvada terve määrus. Helle. Lugupeetud volikogu. Panen hääletusele Setomaa vallavolikogu määruse Setomaa kalmistute kasutamise eeskiri. Volikogu liikmetel palun hääletada. Vello Saar, kas otsuse poolt või vastu? Poolt. Arne Leima, otsuse poolt või vastu? Poolt. Aitäh. Määruse vastuvõtmise poolt on 13 volikogu liiget, vastu erapooletuid ei ole, sellega on määrus vastu võetud. Aitäh. Nii, tegelikult me peaks tegema nüüd reglemendi järgi vaheaja, aga meil on jäänud väga lühikesed punktid. Mul on nüüd volikogule küsimus, et kuna oleme ka natuke hajutatud ja väga pingsalt laua taga ühe laua taga olema ei pea, kas me saame jätkata volikogu istungiga lõpuni või teeme vaheaja, ehk minu ettepanek on vaheaega mitte teha ja minna istungiga lõpuni. Kui keegi on nüüd sellise ettepaneku vastu, kas või üks liige, siis me kuulutame välja vaheaja. Kas keegi on sellise ettepaneku vastu, et minna päevakorraga edasi?
keegi ei ole vastu, sellega pikendame istungit ja jätkame istungiga kuni päevakorra ammendumiseni. Järgmine päevakorrapunkt on revisjonikomisjoni tööplaan ja sõna Oleg Koostöökovile. Jah, tervist kõigile. Ekraanil on siis otsuse eelnõu revisjonikomisjoni tööplaanist. Eelnevalt sai ka komisjoni liikmetele välja saadetud, et teisi arvamusi nagu ka komisjoni liikmetel ei olnud, et siis lugupeetud volikogu, palun võtame selle otsuse vastu. Aitäh! Kas volikogu liikmetel on ettekandjale küsimusi? Ei näe. Lugupeetud volikogu liikmed, kas on sõnavõtusoove? Sõnavõtusoove ei ole. Lugupeetud volikogu, palun hääletada otsuse osas revisjonikomisjoni tööplaan. Kes on poolt, vastu, erapooletu. Aitäh. Aarne Leima. Ja poolt. Aitäh. Nii. Praeguseks hetkeks on kõik hääletanud, 13 poolt häält, vastu erapooletuid ei ole. Sellega on otsus ühehäälselt vastu võetud. Aitäh. Järgmine päevakorrapunkt on vallavolikogu 2021 aasta tööplaan. Palun Hellel seda ka ette panna. Tegelikult on informatiivse punktiga, kuna ma eelmine kord ütlesin, et see tööplaan saab koostatud ja teile teadmiseks pandud. Nüüd on see olemas ja kui on nüüd kellelgi mingeid küsimusi või ettepanekuid, et siis me saame seda muuta. Seda me volikogu otsusena kinnitama ei hakka, see on meile informatiivseks ja teadmiseks ja oma tegevuste planeerimiseks ja dokument on leitav siis volikogu töö kaustast 1.8. Põhimõte on enam-vähem sama, mis meil on nüüd siin kõik need aastad tööplaan toiminud. Samad tsüklid, samad päevad ja kellaajad ja volikogu istungite vahelduvus erinevates kohtades. Kas volikogu liikmetel on mingeid küsimusi, ettepanekuid? Küsimusi ei näe. Kas on sõnavõtusoove? Sõnavõtusoove ei ole. Sellega on selle päevakorrapunkti menetlemine lõppenud. Avaldused, kirjad. Kas volikogu liikmed tahavad teha mingeid avaldusi, esitada mingeid eelnõusid või jagada mingit informatsiooni? Ei näe ühtegi sõnavõtusoove. Ja sellega on ka see päevakorrapunkt lõppenud. Järgmisest istungist nüüd siis nii palju, et järgmine istung peaks toimuma veebruaris ja ilmselt neljapäeval 25. Sõltuvalt siis jällegi sanitaarolukorrast, kas teeme Zoomis või kui Zoomis ei tee, siis toimub istung Värskas.
eesseisus vastavalt siis 19. veebruaril ja ka sõltuvalt olukorrast, kas Zoomis või Meremäel. Ja eelnõusid ootaks juba siis 12. veebruariks. Nii et vahepeal siis eesseisuse ja volikogu vahepeal on ka Eesti Vabariigi sünnipäev. Sellega on mul päevakorrapunktid ammendunud. Aitäh osalemast, kõigile head tervist ja kohtumiseni.